Kohe algab meie maaliline jõereis siit Karlova sadamast ja tänane laevakapten on armastatud saatejuht Kaute Kivistik. Siit kannad aga edasi ja tagasi käiku, siit ka keerad vahepeal, siit räägid raadiost, kui välja lähed sadamast, et kuhu sa sõidad, siis teised suuremad laevad ja väiksemad ka teavad, et Emajõgi on keeruline ja kui tuleb näiteks meie suur lipulaev Pegasus, nagu see on peaaegu sama lai kui Emajõgi, tuleb niimoodi, siis tema teab nurga tagant ka. Nii, ja oleme nüüd jõudnud siis selle laeva kõige väärikamasse paika. Kuidas te seda ise kutsute? Vöörisalong. Et siit on lihtsalt mõnus vaadata, sa oled veepinnale mõnusalt lähedal ja kui mööda Peipsit või Võrtsjärve sõidad, isegi kenad lainet teeb, siis on selline vaatamängu, vahepeal peseb aknaid ja muidugi, kui on laine, siis kõige parem koht ei ole. Et selles mõttes, kes ei kannata, aga vähemalt sa näed horisonti ja ei hakka okseldama kohe. Ei hakka kohe oksele, vaid siis mingi poole tunni peab. See on vöörpiik ja see on tähtis koht, sest et siin on kõik laeva remondiks vajalikud vahendid, nagu näiteks teip. Jah, no see on peamine asi, millega ju kõik inimesed teavad. Millega remonditakse sisuliselt kõike. Ja laeva ahtris on siis selline mõnus reisijate, selline lihtsam lahendus, kus on võib-olla selline Mustamäe trolli vaib rohkem õhus. Jah, aga istmed on mõnusad, mugavad. Aga annamegi reederkapten Kivistiku juhtimisel otsad ja libiseme kaunile Emajõele. Tegelikult oli niimoodi, et mina olen Tartus sündinud ja suuresti kasvanud ka. Aga mind see jõgi kunagi, ta oli peamiselt minu jaoks ikkagi liiklemist takistav tegur. Et ma olin seal teisel pool jõgi kaugel seal Tammelinnas. Ei teadnud laeva juhtimisest mitte midagi laevast kui sellisest. Aga ühel hetkel ma ühte Emajõe festivali juhendasin ja siis sain nende väiksemate paatide peal käia ja uurida ja siis ühel hetkel tekkis see mõte, et äkki soetaks endale ka. Mõeldud tehtud. Kautest saigi laeva omanik. Aga kui te nüüd imestate, et kuidas see laev küll liigub, kui Kaute meile intervjuud annab, siis õigupoolest on tal ka kompanjon, teine telemees Olav Suuder. Meil oli kunagi Kautega selline periood, kus me ei olnud mitu aastat näinud ja siis ma sattusin talle külla ja ta ütles, et nüüd mul on esimest korda elus hobi, et tal on siin jõe peal siiamaani üks teine paat ka alles. Ja ma ütlesin, et huvitaval kombel, et mul tuli täpselt samasugune mõte, et peaks jõe peal hakkama sõitma. Ja siis sellest läks veel päris pikalt aega mööda, kui me läksime merekooli. Ja merekoolis õppides meil ei olnud ka veel mingit plaani, et me hakkame nüüd konkreetselt reederiteks. Aga merekooli lõpetamise hetkeks oli see sama alus jõude ja 3. kursuse vend veel lõi kampa meiega ja me otsustasime, et teeme ta paberid korda ja hakkame sõitma. Sa käisid ikkagi nagu päriselt koolis, sa käisid päevases õppes ja õppisid sisevete laevajuhiks. See ei ole mingisugune mingi lihtne asi. No ta ei ole, eriti kui see kool on Tartus ja ise elad Riisiperes. Et siis on see iga koolipäev on see 400 kilomeetrit. Milliseid tunde sa õppisid seal? Ma saan aru, et sa ikkagi õppisid ka tugevusõpetust ja mingit hüdrograafiat ja mida kõike? Seda peabki nüüd uuesti hakkama üles otsima, mis siin kõik kirjas oli. Kehaline kasvatus oli sul ka? Kehaline kasvatus oli ujumine. Inimene peab ikkagi suutma ju vee peal ka olla, ise ilma laevata ka. Aga see ei ole vana inimesele nagu väga raske asi? Ega vaata, kui sa ei olegi vana inimene veel, siis ei ole nagu hullu. Väga pikalt sai tegeldud rallisõiduga. Nüüd sa oled vahetanud selle... See on nüüd natukene mingis vanuses on veidi rahulikum asi. Absoluutselt, sadu kordi võib-olla isegi. Asi, mille peale ikkagi mõelda, millega tegelda, mille sees olla ja ikkagi ta on vaheldus. Ega kõigeks ei pea olema niisugust sünnipärast soodumust ka, et mõni asi on just vahva, kui ta tuleb keset elu veel. Kuna meeste käes olev Hilara on päris kopsakas alus, veavad nad mööda Emajõge vajadusel ka reisijaid. Kas seda nüüd rahva teenimiseks pidada, aga eks seda nõudlust siin on. See kõige lihtsam ja huvitavam variant on see sama läbi Tartu edasi-tagasi sõitmine, mis võtab ka
selle laeva käiku arvestades omajagu aega. Edasi siin on palju huvitavaid sadamaid, siit allavoolu on Luunja, kus võib peatuda inimesed korraks lasta jalga puhkama ja siis sõita tagasi ja siis juba nii-öelda edasi jõudnute jaoks on juba Peipsi koos oma kõigi sadamatega, mis seal on Piirissaar, Laaksaare, Räpina, Värska. Hilara senise elu tipphetk saabus eelmise aasta sügisel, kui temast sõltus ühtäkki kogu Piirissaare elu ja liiklus. Ikka niimoodi laevad on ju mõnikord lähevad katki ka ja Raam Koidula tahtis ühte pikemat mootoriremonti saada. Ja siis meil algul pidime nädalakese või 2 tegema seda, aga lõpuks tuli natuke vist 1,5 kuud või midagi sinna kanti niimoodi. Seal olid kohalikud inimesed, memmed ja taadid ja nooremad inimesed ja siis kultuurimaja ehitati tollal, siis kultuurimaja ehitusmaterjal, siis kõik need talvevarud edasi-tagasi, poekraam. Vahepeal nägi ta välja umbes niimoodi nagu Indias on need veokid, aga kõike pidid ikka vaatama niimoodi, et asi oleks korras. Kuidas on teil siis jõujooned jaotatud, et täna on siis põhimõtteliselt nagu 2 kaptenit laevas? Väga harva oleme me siin kõik 3 koos ja tihti mitte ka 2. Ilmselt me oleme ka sellest east väljas, et hakata hirmsasti vaidlema, kumb on kapten. Et need jõujooned jaotuvad väga tegevuse käigus ja meil ei ole vaja pikalt seda arutada, et kes parasjagu kapten on. Mul on olnud väga hea tunne, kui ma oleme kokku leppinud, et täna ma olen madrus. Siin on nii palju aspekte selle laeva pidamise juures, et kes see parasjagu nüüd roolis on, et mina pean roolis olema, see ei ole tähtis. Ütle, kas sa oled õnnelik tänasel päeval siin Emajõe seda õhku nuusutades? No ikka ju see jõe peale siis inimene õnnetu ei saagi olla, kui ta läheb vee peale, kas siis suurema või väiksema peale. Et ta on lihtsalt teine keskkonnavahetus on ja hoopis teine maailm ja siin Piirissaare müüd pileteid, räägid inimestega, tegeled sellises. Sa näed nagu elu sellist poolt ka. Ja mõnikord põgened lihtsalt, et see annab võimaluse tõesti, kui sul on mingi enda väike, kas või pisikene alus, et see annab hästi suure vabaduse tunde sulle. Ei ole midagi kurvemat kui pikk, mõistlikult elatud elu.